head hiidlased! Annan teile lühikese ülevaate 21. aprill toimunud volikogu istungis arutelul olnud eelnõudest ja esimene eelnõu, mida volikogu arutas, oli Rookopli tänav 20 Kärdla maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine. Ja siin on siis omanikul soov kinnistul asuvat hoonet rekonstrueerida ja laiendada. Edasi arutati Mäeella kinnistu detailplaneeringu algatamist Kassaris ja oli siis soov kinnistut jagada. Munitsipaaleluruumi tunnistamine tööandja eluruumiks Käinas Hiiumaantee 1C, kus asub siis ühetoaline korter. Eelnõu algatamise eesmärgiks oli siis muuta ta tööandja eluruumiks, et seda saaks kasutada valda tulevate ametnike või spetsialistide majutamiseks. Hiiumaa vallavolikogu määruse vallavanema puhkusele lubamise ja lähetusse suunamise korda muudeti selleks, et vähendada bürokraatiat ja lisadokumentide koostamist. Hiiumaa vallavolikogu 16. detsember 2021 otsust muudeti Hiiumaa valla osavalla kogude koosseisude kinnitamise osas, kuna Pühalepa osavalla kogust soovis lahkuda Aivo Saar, kes oli kogus kui selles piirkonnas valimistel enim hääli saanud kandidaat. Ja tema asemele siis esindab volikogus Argo Nurs. Hiiumaa valla osavaldade põhimäärust muudeti, kaasajastati teksti, kaotati ära mittevajalike kordade moodustamise kohustus, muudeti ettevõtjate osavalda valimise kriteeriume ja muudeti osavalla vanema valimise korra protseduuri. Hiiumaa valla põhimäärus täpsustati sõnastust ja viidi vastavusse õigusaktidega. Hiiumaa vallavolikogu 17. juuni 2021 määrust eralasteasutuste ja eraüldhariduskooli toetamise korda tehti muudatus ja ettepanek tõsta eralasteaedade toetust ja kuna sinna laekus veel muudatusettepanekuid, siis see eelnõu saadeti edasi 3. lugemisele. Võeti vastu ka hästi mahukas dokument, Hiiumaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2033. Kava võeti vastu ja tegemist on mahuka arengudokumendiga. Selle elluviimiseks on vaja leida rahastusi. Pikemalt peatuksin eelnõul, mis puudutab Kõrgessaare arengustrateegia 2030 pluss koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine, kus siis ettekandjana Nils-Peter Ratiste andis ülevaate arengustrateegia olemusest ja vajalikkusest ja lühidalt siis tutvustan seda, kuna siin on ka väga oluline kogukonna kaasamine, et Kõrgessaare valla elanikud ja suvehiidlased saaksid seal osaleda. Kuna Kõrgessaare viimase 8 aasta lõikes rahvaarv on tõusnud 5,8%, aga muu areng on seal pikemal ajal eelnevalt seisma jäänud, siis on plaan suunata sinna lisarahastust investeeringute näol ja arengustrateegia eesmärk ongi, et on strateegiliselt läbimõeldud tegevusplaan Kõrgessaare piirkonna arendustegevusteks ja eesmärgiga luua piirkonda eeldused ja võimalused, et elanike arv kasvaks, luues elanikele atraktiivse elukeskkonna, töökohtade loomiseks, luues baasvõimalustega ettevõtluspiirkondi ja külastuskeskkonna loomiseks, luues läbimõeldud ja kergesti arusaadava avaliku ruumi. See on valdkondlik piirkondlik arengukava ja Hiiumaa valla arengukava üks osa. Kujutab endast siis pikemaajalist visiooni osavalla arenduseks ja oluliste eelduste loomiseks. See on ka osavalla vanema ja osavalla kogu töövahend
mille järgi siis saab süsteemselt ja prioriteetselt järjekorras töid teostada praegu ja edaspidi. Tegevuskava järgmise 8 aasta lõikes seab prioriteedid, mida rahastatakse Kärgessaare programmi rahastusmeetmest, osavalla eelarvest ja kuhu tehakse ka erinevaid projektitaotlusi. Toob välja tegevused, mis on vajalikud selleks, et tulevikuks saaks järjetegevusi teha, näiteks avalikus huvides olevate objektide projekteerimised, detailplaneeringud, tasuvusanalüüsid ja muu taoline. Ja peaks siis tagama pikaajalise visiooni elluviimise järjepidevuse. Arengustrateegia koostamisest vastutab osavalla vanem ja ajakava on selline, et esmane töödokument mustand on valmis mai lõpuks ja avalik väljapanek ja kaasamiskoosolekud on siis juuni ja august, kus ka Hiiumaal on Hiiumaa sõbrad ja suvehiidlased, kes saaksid siis ka osaleda selle arengustrateegia väljatöötamisel ja valmis peaks ta siis saama septembris. Lõpetuseks teile ka uus teadmine hiidlaste kohta mandriõpilase Sulest, mis pani ka tema geograafiaõpetaja hämmastuma. Tsiteerin: meil Eestis elavad paljud vähemusrahvused, näiteks mustlased, juudid ja hiidlased. Ühele vähemusele loodi oma saar. Sedasi siis nüüd. Ilusat kevadet teile kõigile ja järgmine volikogu istung toimub 19. mail.